Aitäh sõna andmise eest. Tegelikult on see seaduseelnõu suunatud Eesti rahva hääbumise kiirendamiseks. Siia saabuvad migrandid varjunime all investeeringuid, mida siin tahetakse rakendada. Need töölised spetsialistid tulevad siia, ühel hetkel sulanduvad siin Eesti rahva sisse, sõlmides abielusid, mis toob kaasa tegelikult selle, et puhast eestlust jääb üha vähemaks ja vähemaks. Teine komponent on see, et kuidas me saame suurendada ja meelitada siia investeerijaid, kui meie majanduskeskkond on niivõrd halb. Milline eesti keeles öeldes loll välismaalane tuleks siia investeerima, kui elektrihinnad on siin sellised, mis karjuvad appi ja inimesed ei ole võimelised need tasuma. Loomulikult nad lähevad kuhugi mujale. Selle asemel, et tuua selliseid eelnõud siia saali, peaks hoopis mõtlema seda, kuidas Eesti rahvast uuesti taas tootma hakata. Eesti teadlased eesotsas Jaak Uibuga on moodustanud rühma, kes on teinud väga põhjaliku töö ära selles osas, et taastada ja tõsta Eesti rahva iivet, mille languses põhiliselt on süüdi ikkagi erinevad majanduslikud kataklüsmid ja samuti ka erinevad sõjaolukorrad, sest ükski pere ei soovi saada järglasi, kui selle järglase tulek on, sündimine on ja ellujäämine on ebastabiilne. Sotsiaalkomisjonis käisid teadlased ja tegid ettepaneku moodustada rakkerühma Riigikantselei juurde selleks, et see küsimus võetakse tõsiselt päevakorda. Sotsiaalkomisjon juht Madis Timpson, te võite mulle vastu vaielda mõne hetke pärast, kui te tahate, ütles, et see ei kuulu Riigikogu pädevusse. Eile küsisin ma peaminister Kristen Michali käest, et kas te olete nõus ja toetate sellise rakkerühma loomist. Siis Kristen vastas niimoodi, et ta ei vastanud sellele küsimusele, kas te olete nõus, ta vaid ütles, et see küsimus on sotsiaalkomisjoni pädevuses. Nii et pall käib ühe õue pealt teise peale, aga keegi ei taha väravat lüüa. Väga kurb selles muidugi. Aga see eelnõu ei ole suunatud Eesti rahva hüvanguks, vaid sellele on Eestit hävitavad tunnused. Seega paluks seda eelnõud mitte toetada. Aitäh. Aitäh, härra eesistuja. Saab ainult toetada eelkõnelejate seisukohti, nii härra Valge seisukoht kui härra Grünthali seisukoht. Need argumendid, mis nad mõlemad välja tõid, need on ju äärmiselt kaalukad ja need on tegelikult ka ju uurimustega, eriti härra Valge puhul, väga selgelt tõestatud. Ja kui me nüüd kuulasime ka härra Terrase esitust, siis täiesti arusaamatuks jäi. Miks seda eelnõud vaja on? Kui see eelnõu midagi ei muuda, korrastab ainult mõnevõrra paberimajandust, siis milleks seda vaja on? Milleks seda vaja on? Nagu ma aru sain, tegelikult ei ole tehtud mingit analüüsi, missugune konkreetne mõju oleks sellel eelnõul sisserändele, kust see sisseränne tuleb, missugustesse sektoritesse see sisseränne tööjõuna kanaliseerub. Täielik segadus. Tööandjad on huvitatud tööjõust. Loomulikult tööandjad on huvitatud tööjõust. Samal ajal, kui me läheme väljapoole Tallinna ja Harjumaad, siis meil on väga tõsine probleem sellega, et meil ei ole töökohti. Ja ma elan poolest saadik väljaspool Tallinna ja ma näen, mis toimub paiga peal. Mõned üksikud tööandjad, kellede võime maksta konkurentsivõimelist palka on piiratud, eriti kui nad on tegevad põllumajanduse valdkonnas, siis on tegemist sisuliselt hooajalise töö pakkumisega, mitte liiga suure palga eest. Töökohti pole. Ja siis räägitakse meil tööjõu nappusest. Üleriigiline tööjõu uuringute, tööjõu kaasamise
tööjõu ümberõppe ja kõige muu seesuguse programmid meil ju sisuliselt puuduvad. See, mida teeb Töötukassa või mis iganes nime ta nüüd kannab, no see on tihtipeale lihtsalt raha raiskamine. Ja me oleme lasknud aastakümnete jooksul asja sinnamaale minna, kuna meil on olnud küll regionaalministrid siin vahepeal, aga meil ei ole olnud sisulist regionaalpoliitikat. Ja selle tulemuseks on maa tühjaks jooksmine, ettevõtlike inimeste lahkumine suures osas välismaale. Minge Soome, vaadake, kui palju on seal eestlasi. Paljud nendest on väga haritud inimesed ja teevad seal oma haridusele sugugi mitte vastavat tööd. Lihtsalt sellepärast, et palka saab seal palju rohkem ja töökoht on olemas. Pendeldavad, need ei ole sugugi Kalevipojad. Need on tihtipeale väga viisakad ja korralikud inimesed, kes korjavad seal raha, et oma pensionipõlv lõpuks Eestis ära pidada. Nii et kogu see meie poliitika aastakümnete vältel, mis on toimunud siis nende globaalsete, liberaalsete, avatud ja valgete jõudude juhtimisel, on meid viinud totaalsesse kriisi ja see eelnõu ainult süvendab seda kriisi. See eelnõu on teatud lobistide eelnõu, et saada odavat tööjõudu. See eelnõu on globalistide eelnõu, et veelgi enam hävitada Eestit kui rahvusriiki. Ja lihtsalt piinlik on vaadata siin saalis ringi, kuidas ajusurnult toetatakse sellise poliitika elluviimist. Ma ei mõista seda lihtsalt. Ja ega ma olen koputanud nii mõnegi varasema eelnõu puhul ka inimeste südametunnistusele või isegi mitte südametunnistusele, vaid intellektuaalsele võimekusele, vajadusele mõtte töövärk sisse lülitada. Vaadake, investeeringutest rääkides, aga kujutame ette, et tulebki üks suur investeering siia. Ja see suur investeering ütleb, aga mul tööjõudu siin ei ole ju. Ja siis see suur investeering toobki siia tuhandeid, aga võib-olla 10 000, sõltub sellest, missugusi kette või kuidas ta edasi hargneb. Ja kust ta selle toob? Kust ta selle toob? Igatahes suure tõenäosusega eesti keele kasutusala aheneb veelgi. Ja minu küsimus teile, globalistid, liberalistid, on see, kas te tõesti ei saa aru, kas tõesti ei ole, palun lisaaega, 3 minutit lisaks. Kas tõesti ei ole nii palju ettenägemisvõimet, et aru saada, et ühel päeval ei ole teid vaja enam? Teid ei ole vaja, sest see riik võetakse üle nende poolt, kelle te olete siia sisse lasknud, kelle te olete siin positsioonile upitanud. Teid pole vaja. Teid eesti keelega, rahvusriigiga pole vaja. Isegi sinimustvalge võib sinna jääda ju, Pika Hermanni tormi, aga Eesti riiki kui niisugust eestlaste riigina ei ole vaja. Ja see juhtub juba varsti. See juhtub juba varsti. Lugege täna. Muide on Postimehes artikkel sellest, kuidas Venemaa rahvaarv kukub nii mis kolina või mis see pealkiri täpselt oli. Jah, kukub. Euroopas kukub täpselt samuti. Eestis kukub täpselt samuti. Siit puldist olen ma ka varem mitu korda öelnud. Mina olen 75-aastane. Minu põlvkond, suur sõjajärgne põlvkond, sureb järgneva 10 aasta jooksul ära valdavalt. Mõni üksik tiksub võib-olla ka kuskil peale 90. eluaastat veel edasi, aga valdavalt sureme me ära. Need on eestlased. Need on need, kes kasvasid nõukogude ajal ja kandsid südames sinimust valget, eesti keelt ja eesti patriotismi. Nad surevad ära. Mis teile järele jääb? 100 000 ukrainlast, 100 000 venelast, 100 000 valgevenelast, 100 000 moslemit. Kes on see Eesti riik, mida te ehitate nende eelnõudega? Aga ega ma ei näe siin sädet kellegi silmas, mõistmise sädet. Ma näen tuima ükskõiksust. Kes siis vastutab? Kes vastutab? Kas need tööandjad, kes ütlevad, et neil on tööjõudu vaja? Või vastutate teie, kui rahva poolt siia valitud? Te ju lükkate selle vastuse maha laua pealt. Tuimalt, ajusurnult vajutate nupu peale. Tulgu veel 100 000, tulgu järgmine 100 000, tulgu 500 000.
Maa tuleb täita lastega, mis sest, et võõraste lastega. Vot see on see, mis tekitab raevu, mõistmatust niisuguste eelnõude siia toomise puhul. Pealtnäha on kõik libe ja sile, nii nagu liberastide puhul ikka, aga tegelikult on asi mäda. Ja selle mäda laiali valgumise eest, selle mäda, mis mürgitab meie riigi ja rahva, vastutate teie. Jaa. Suur tänu. Enne kui lähen eelnõu juurde, pean mõned sõnad ütlema seonduvalt sellega, mida me ministri esituses kuulda saime. Suurem osa tema ettekandest, julgen öelda, et circa pool või isegi rohkem moodustus sellistest paatoslikest ja loosunglikult primitiivsetest hüüdlausetest seonduvalt demokraatia ideaali olulisusega, aga paraku oli tegu sellise tühja pooside võtmisega, illusioonide loomisega. Ja seda ei ole raske tõestada. Minister ütles, et EKRE-le ei meeldi jutt demokraatiast, sellepärast, et meie osutasime veidikene protesti selle vastu, et ärge lehvitage neid tühje loosungeid, vaid rääkige eelnõust endast. Ei, asi ei ole sellest, et EKRE-le ei meeldi rääkida demokraatia ideaalist, vaid asi on sellest, et pole mõtet poosetada, tühje poose võtta. Kuidas saab väga lihtsalt tõendada, et Eesti 200 tegelikult absoluutselt ei hooli demokraatia ideaalist? Väga lihtsalt. Paneme näiteks lauale küsimuse sellest, kas taastada Eesti Vabariigis rahvaalgatuse õigus, mis oli nähtud ette 1920. aasta ja 33. aasta põhiseadusega. Kuidas hääletaks Eesti 200? Vastu. EKRE hääletaks poolt. Paneme lauale korraldada ükski kord 20 aasta jooksul referendum, et Riigikogu otsustaks, et mõnes olulises küsimuses võiks Eesti rahvas saada ise otsustada, selle asemel, et kõik otsustatakse tema eest. Kuidas hääletaks Eesti 200? Vastu. Seevastu EKRE üritas valitsuses olles referendumit korraldada abielule põhiseadusliku kaitse andmiseks. Paneme lauale ettepaneku seadustada rahva õigus valida endale ise presidenti. Kas Eesti 200 toetaks seda? Ei toetaks. Rahvas ei pea saama endale ise presidenti valida nende arvates. Paneme lauale ettepaneku kaotada ära totaalselt ebausaldusväärne e-hääletussüsteem ja võtta kasutusele usaldusväärne hääletussüsteem. Kas Eesti 200 toetaks seda? Ei, ta hääletaks sellele vastu. Paneme lauale ettepaneku piirata seda Euroopa Liidu üha kasvavat mõju meie poliitika üle. Seda olukorda koomale tõmmata, kus enamik seaduseid tulevadki Euroopa Liidust. Kas Eesti 200 toetaks seda? Ei toetaks. Paneme lauale välismõjude tõrjumise seaduse, nagu näiteks on Ungaris tehtud ja Gruusias tehtud, et ei saaks väljast poolt sekkuda Eesti poliitikatesse, mitte ainult Venemaa poolt, vaid ka lääne poolt. Kas toetatakse seda? Loomulikult ei toetataks ja nii edasi. Nii et pole mõtet siin tühja juttu rääkida ja poose võtta. Reaalselt ise ei võta demokraatia ideaali tõsiselt. Kui võtaksite, siis te ju ei nõustuks ka jätkama valitsusolekut oma 2% toetusega. Rahvas ei toeta teid. Rahvalt ei ole teile praegusel hetkel mingit mandaati ja need 14 kohtade parlamendist olete sisuliselt pettusega saanud Johanna-Maria Lehtme abil. Nii et kui te võtaksite demokraatiat tõsiselt, siis te astuksite tagasi valitsusest ja ütleksite, et meil ei ole rahva toetust, me ei saa rahva üle sellises olukorras valitseda. See on mingit pidi nagu poliitiline vägistamine. Rahvas ütleb, me ei taha teid, me ei taha, et te teostate meie üle võimu, aga me ütleme, meid ei huvita, meil on teie käest nõusolek valimistel saadud. Kuigi seegi on küsitav. Nüüd eelnõust rääkides, esimene asi, mis torkab kohe silma, põhiseaduslikkuse analüüs puudub. Minister Pakosta on ise korduvalt käinud siit samast puldist ja rääkinud, kui oluline see on, et valitsuse eelnõudes sisalduks põhiseaduslikkuse analüüs, on lubanud hoolitseda selle eest, et see analüüs seal sisalduks, aga nüüd tuleb järjekordselt eelnõuga, kus põhiseaduslikkuse analüüsi ei ole, kusjuures ise tunnistab, et eelnõu on mitmes olulises küsimuses, põhiküsimustes poolik ja ütleb Riigikogule, et aga tehke korda, mõelge ise välja, kuidas siis paremad lahendused oleksid. No niimoodi põhimõtteliselt asjad ei peaks käima, sellepärast et valitsus ei ole see, kes annab Riigikogule ülesandeid, et Riigikogu annab valitsusele ülesandeid. Peab ütlema, et kõik valitsuskoalitsiooni vähegi olulised algatused on valesuunalised. Ja ma ei liialda. Ma ei tea mitte ühtegi valitsuskoalitsiooni algatust, mille kohta võiks öelda, ja küll nad on meie poliitilised oponendid, aga siin peab ütlema, et see on nüüd ikkagi põhimõtteliselt õige asi. Kui me oleme rahvastikukriisis, siis mida teeb valitsus? Rakendab järjepanu perekonnavaenulikke initsiatiive, kärbib paljulapseliste toetuste, paljulapseliste perede toetusi, kehtestab uusi makse sellisel viisil, mis karistavad eriliselt paljulapselisi perekondi, nagu automaks seda teeb. Ühesõnaga, süvendatakse probleemi, mitte ei parandata. Kui me oleme majanduskriisis, siis majanduse elavdamiseks mitte ei langetata makse, vaid tõstetakse makse, mis süvendab seda probleemi.
Kui me oleme julgeolekukriisis, siis selle asemel, et loobuda kõikvõimalikest omapoolsetest provokatsioonidest, mis teravdavad julgeolekuolukorda, algatatakse muudkui uusi provokatsioone, milleks on näiteks Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ja Pühtitsa kloostri tagakiusamine. Ja sama asi on selle ERJK-ga. Tegemist on värdmoodustisega, mis tuleks likvideerida õigusriigi põhimõttest lähtudes. Sellepärast me andsime täna hommikul sisse eelnõu, mille kohaselt need ülesanded, mida ERJK teostab, antakse üle Riigikontrollile, mis on professionaalne organisatsioon, kus töötavad inimesed, kes on saanud vastava ettevalmistuse selle töö tegemiseks ja mis ei moodustu poliitiliste parteide esindajatest, nagu ERJK seda suuremas osas moodustub, olles ka juhitud sotside esindaja poolt. Mida teeb valitsuskoalitsioon selle asemel, et anda need ülesanded üle Riigikontrollile, nagu oleks õige teha? Nemad tahavad laiendada Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni volitusi. Laiendada. Ja 3 põhilist probleemi, mis meile eelnõust vastu vaatavad, kiiresti nimetatult on esiteks see, et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon saaks õiguse nõuda dokumente kolmandatelt isikutelt, kus juures ei ole määratletud, millisest subjektide ringist jutt käib, ei ole määratletud. Seaduses ei ole mitte mingit selgitust, millistelt kolmandatelt isikutelt kuidagipidi oleks kvalifitseeritud. Et mitte kõigilt kolmandatelt isikutelt, vaid nendele tunnustele vastavatelt. Ei, mitte mingid tunnused antud ei ole. Ja teiseks, piiramata dokumentide ring. Ei ole ka nimetatud, milliseid dokumente võib siis nõuda. Ehk piiramata subjektide ring ja piiramata dokumentide ring. Ehk sisuliselt võiks normi kirjutada väga lihtsaks. Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonil on õigus nõuda ükskõik milliseid dokumente ükskõik kellelt, kui seda arvatakse vajalikuks. See ongi selle asja sisu, mis minu meelest on täiesti põhjendamatu ja lubamatu ja sellisena ka põhiseadusega vastuolus. Sest Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon võib hakata esitama ükskõik kellele mingisugused nõudmised. Esitage meile need dokumendid, andke meile selgitusi, ilmuge meile vaibale selgitusi andma, kui ei ilmu, karistame teid sunnirahaga kuni 15 000 euroteks. Mis siin toimub? Mis organ see selline on, millele nii ulatuslikud volitused antakse? See ei ole isegi õiguskaitseorganiks, mis seda teeb, ega põhiseaduslik institutsioon. Ja sellise asjaga mitte kuidagi nõustuda ei saa. Teine põhiline probleem, keelatud annetuste kandmine riigi tuludesse. Ehk kui Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon on hinnanud, et mingisugune asi kvalifitseerub annetusena erakonnale või kandidaadile ja see on keelatud annetus nende hinnangul, siis saab sundida kandma selle sama raha riigi tuludesse. Mul saab aeg otsa, ma ei saa pikalt rääkida, ma saaksin teile tuua näite, kuidas totaalselt meelevaldselt kiusatakse taga praegusel ajal näiteks SAPTK-d, öeldes, et SAPTK poolt valimiste eelsel ajal läbi viidud kampaania oli annetus minule ja Markus Järvile. Olgugi, et SAPTK kampaania materjale ei saadetud laiali selles ringkonnas, kus me kandideerime, neis ei nimetatud, et me üldse kandideerime, ei kutsutud hääletama mitte kellegi poolt. Ometi tõlgendati seda kampaaniat annetusena minule ja Markus Järvile. Ja nüüd selle ette pandud lahenduse kohaselt, siis mina ja Markus Järvi mõlemad peaksime 5500 eurot kandma riigi tuludesse, kuna me oleme väidetavalt saanud keelatud annetuse. Vaat siit me näeme, milliseid kuritarvitusi see organisatsioon endale lubab ja minu hinnangul peaks Oviiri enda suhtes algatama menetluse, et selgitama välja, millest tema vastutus seisneb. Ja 3. põhiprobleem seondub selle sidusorganisatsiooni mõistega, nagu ma küsimus esitades ka osutasin, praegusel kujul eelnõus sisalduv regulatsioon on sisuliselt mõttetu, sest ütleb, et sidusorganisatsioon on siis üksnes see organisatsioon, mille kohta erakond ise deklareerib, et tegu on sidusorganisatsiooniga. Loomulikult ükski erakond seda tegema ei hakka, nii et sellel ei ole mõtet. Kõiki neid puudusid silmas pidades me teeme omalt poolt ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata ja kutsume kõiki seda toetama. Aitäh! Ja suur tänu, tere hommikust, head kolleegid! No nagu me kõik teame, kõik Vabariigi Valitsuse algatatud initsiatiivid, mida me oleme näinud selle Riigikogu koosseisu jooksul, on paraku valesuunalised. Kas valesuunalised või lihtsalt valesti tehtud? Ja erandiks ei ole ka tänane päev, näeme eelnõud 585 SC, mis siis lähtub eesmärgist laiendada Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni volitusi. Olukorras, kus ERJK näol on tegemist värdmoodustusega, mis tuleks tegelikult likvideerida. Ja et seda teha, sellepärast, et asjad läheksid õiges suunas, mitte vales suunas, anname omalt poolt Riigikogu menetlusse seaduseelnõu. Tegu on siis Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega. Eelnõu on esitatud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel ja lähtub siis eesmärgist
mitte muuta erakondade rahastamise põhimõtteid, iseenesest on ju oluline tagada, et erakondade rahastamine oleks läbipaistev, aga asendada kontrollorganina Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon Riigikontrolliga. Riigikontroll on professionaalne organ, selle töötajad omavad kohast ettevalmistust nende ülesannete täitmiseks, ei ole moodustatud enamuses parteide esindajatest või parteidele lähedal seisvatest isikutest ja sellisena on ta palju paremas positsioonis seda järelevalvet teostama. Sama hingetõmbega võib muidugi ära öelda, et teine selline värdmoodustis, mis tuleks likvideerida ja asendada põhiseadusliku institutsiooniga nendes vähestes ülesannetes, mis üldse väärivad täitmist, on siis võrdõiguslikkuse volinik. Aga see on eraldi teema ja väärib eraldi eelnõud. Aitäh!